jälle teele. Sedakorda siis Pärnust Lihula suunas mööda Täiti. Jah, sest et teisele poole Pärnust Mõisakülla juba 8. märtsil Olgeriga sõitsime. Aga nüüd siis, jah, käes on 26. märts ja ma vaatan, mis Lihula pool toimub. Mulle tundub, et selline kiirliikude kaamera tundub ägedam kui see, mida ma eelmises kasutasin, oli lihtsalt rattakulesse kaamera. Sikke kiirküljes on kuidagi dünaamilisem ja tuleb sõiduelamus tuleb paremini välja. Või mis teie arvate? Peagi asendus avar rannikuäärne mõnusa männimetsaga. Veel eelmisel aastal läks detsiit paremale. No, mis sellesse telefoni hoidikusse puutub, mis siin praegu kaadris värises või väriseb, see ongi see Motopulti telefoni hoidik ja tegelikult kannatab ta kõike väga hästi, et ta tõsi niimoodi, mis see on siis horisontaalis, ta väriseb rohkem kui ta vertikaalis värises. Aga sõites ei sega, et täiesti nokk on vaadata. Mulle meeldiks seda muidugi ka niimoodi püstiselt asendus hoida. Pigem on ju oluline see, mis ettepool, eespool on, see, millest sa mööda sõidad, mis on õhuel kuskil külgede peal. Aga kui ta mul niimoodi püstises asendis, siis ta varjab mul täiesti selle ratta kellad ära, ühesõnaga, et ma ei näe käiku, ma ei näe pöördeid, et siis ma olin ta sunnitud niimoodi risti keerama ja see on ka kuidagi okei, sest ta on nagu mõneti isegi harmoneerub selle ratta horisontaalselt kellaulatumisega. Jah, nii on. Aga vahepeal nüüd siin teisega lobisedes oleme jõudnud Tõstamaale, varakevadisse Mõisaparki. Ja teisel pool Mõisaparki, kohe kui siit nüüd Võsa vahel minna ja paremale keerata, on üks selle nurgateti ägedamaid kohti, vaadake ise. Siia oli mu esimene mäest laskumine. Endiselt keerib. Aga
äge. Pärnu poolt tullakse tegelikult alles pärast Põstamaad lahedasse. Pärnu poolt, see on ümber tehtud, karjääri kõik on välja jäetud. Mööda kuradi kruusateed sõitmine lihtsalt, pinnatud teed. Aga siin on lahe.
lahe on see varakevadine päikeseline maastik, eks ole. ja tegelikult lahe on ka see, et ma mõtlen, et eelmise aasta viimase pikema sõidu ööbidega tegin ma oktoobris, jah. ja selle aasta esimese pikema sõidu ööbidega siis tegin 8. märtsil. Tähendab siis, et 4 kuud aastas ongi sükest aega, kui ei saa sõita. Ja see läheb üsna kähku. Mõnes mõttes on isegi hea, kui on siuke paus vahepeal, sest selle aja jooksul saab siis ratast timmida niimoodi. Mina teen seda niimoodi jupi kaupa, et 1 kuu ostan 1 jupi juurde, järgmine kuu teise jupi. Et nendest, mis ma selle rattaga ostnud olen, nendest ma teen, mida paigutanud olen. Nendest ma teen millalgi ka video. Niimoodi monteerides praegu videolt siin peaaegu kukkunud. Et ma pidevalt niimoodi küsin endast, kust maalt ma nagu selle klipi ära katin või kui pikalt ma seda näitan. Et nagu midagi nagu erilist ei toimu, eks ole, aga seda action videoid mul ei ole, aga kulgemine. Aga kas panna hästi lühidalt, kui midagi ei toimu, või lasta lihtsalt niimoodi siis kulgeda sellel videol. Ja kuna praegu ma otsustasin, et ma lasen, ma ei lõika seda 5-minutilist segmenti praegu lühemaks, vaid lasengi sellel siin joosta. Ja küll igav on seal edasi kerida, aga mõni äkki naudib, et ei ole ju kole. Muidugi jah, kui maha raiutud mets ei meeldi, siis hetkel on vaadatud jah, siis nagu ütleme kole vaatada. Aga parem on selle, et on väga ilus, eks ole. Ja nautigem siis.
või mis teie arvate, kui pikad võiksid olla need YouTube'i videod siis, et mul on tihti niimoodi, et ma vaatan, et on mingisugune 5-minutiline video, siis ma ei viitsi nagu vaatama hakata seda, tundub, et on nagu liiga lühikene. Samas on tunniajane video, siis jälle on nagu keeruline seda vaatama hakata, sest ma tean, et mul ei ole aega seda, ma pean käima ja vaatan lõpuni, vaid et tuleb mingi muudatused vahel, et ma pean valima, millal ma seda vaatan. Et võib-olla optimaalne on tõesti kuskil 20–40 minutit. Mis teie arvate? See tundub siin küll nagu kena koht, kus üks kohvi teha. Üks kohvi, hipsteri kohvi, jubadest ahvatatud. Siin olen ma kuskil siin Nõmme, mis on kuradi Kahvatu lahe ääres või Hõbesalu või mis siin lähedal on. Siuke koht. Suur tee on siin kohe kõrval, aga sest pole midagi. Pole liiga suur ka. Kuskil on. Toidutõrvikud. Natuke rangaasi õigus piisavalt. Meeldib pooldab see kohvi. Priimus. Siin. Gaas siin. Ja loodame, et siis jätkub. Meil tuleb võtta kuskilt kampasse kohvi. Ja vettu mõne. Vee peaks siis lüksma välja siit. Siuke pool tassi. Kuidas see siis toimib? Lahti võtaks. Ja siis tuleb paremini. $300 milliliitrit. Väga küll. Laps. Nii.
juba haurab, et lootust on, et saab valmis. Gaasiballoonidega ei tea nagu kunagi, palju seal sees on, et on nagu nii... Miks ei võiks olla mingisugune indikaator peal? Eelmine kord Olgeriga käisime, siis näiteks minul sai gaasiballoon tühjaks. Enne kui vesi keerulas. Nüüd on see vesi siin juba nii kuum, et gaasi ei jätku. Saame kohvi kätte. Vähemalt võiks isegi katsetada siukest värki, et palju. Siukest värki katsetada, see kõlab alati väga palju lubavalt, eks ole. Katastroofiretsept. Paneks selle kohvipuru siia juba sisse. Siis prooviks ta, äkki läheb veel keema. Hästi tummine. Ja läks keema. Keesisin natuke üle, aurab siin. Kohvi saime, kõrbenud kohvilõhn. Kohvi saime keema. Okei. Väike energiabatoon ja ise ka ei tea, mis kahes on ja mis ei ole. Nii, väike tops kohvi. Ja klassika, korni, baltoon. Ja jälle teele. Kurekesed. Southwestest läbi. Siit läheb nüüd raudtamm otse Bristesse ja Lihulasse või? Jah? See on juba üks teine tett. See on Lihulani. Enam-vähem. Ja siis panen tagasi Pärnusse. Ilmselt mööda suurt trassi. Oi, nüüd tuleb veel tetimehi. Äge. Tervitus! Kaugelt tulete? Kontrollpost, jah? Kust tulema hakkasite? Pärnu? Sama siin. Mõtlesin, teen veel Lihulani ära ja siis panen koju ära. Ei, siis saab Lihula peale. Aga te panete Virtsu poole, jah? See on raudteetamm, jah?
Te lähete saarele või? Okei. Ja. Ma tulen ka Pärnust, jah. Ma mõtlesin, et teen väikse pühapäevase sõidu. Pole ka see aasta seda otsa sõitnud. Oot, kuule ka davai, ma panen edasi. Ahah, teile ka. Vot. Ja sõitsingi siit siis otse mööda tammi kuni Lihulani välja, no Lihula külje alla. Võib-olla maantee on see äkki, millega see tamm ristub. Ja mööda seda siis mööda maanteed koju tagasi. Et oli siukene väga mõnus pühapäev. Ja no ma ei tea, ma ei kujuta ette, kas keegi on üldse siiamaani seda videot vaadanud nüüd lõpuni välja. Aga kui sa oled, siis sa oled ilmselt üks väga vähestest. Ja kui sa ei ole veel subscribe inud, siis sa võiksid seda teha. Igal juhul subscribe ida mitte. Tänud vaatamast ja ehk kohtume tetil või siis YouTube'is. Tšau!